Tõrvas tugeva vihmasaju tõttu purunenud veedamm muutis esialgu elamiskõlbmatuks mitmete perede kodud. Võib-olla liiga vara on mingid järeldusi teha, et ilmselt tuleks mingi uurimine läbi viia, et mis juhtus täpselt, aga eks see ilmastikuolud olid vist päris vihmased ka, nii et eks see selgub. Tänase seisuga oleme võtnud siis sellise hoiaku, et alustame siis avariitöödega ja püüame siis selle olemasoleva, nimetame nüüd ojaks, Paisjärv ei ole, et see oja suunata õigesse sängi, et saaks selle liikumise korrektsemaks, et ta ei hakka nagu õõnestama ja ohtu seadma veel neid külgvarisemisi. Eile Tõrvas toimunud üleujutuse jäljed on minu selja taga väga hästi näha. Olgugi, et vesi on siit hetkel ära pumbatud ja majad enam nii suures ohus ei ole, siis nagu näeme, toimub väga vilksalt uue paisu ehitamine või siis renoveerimine, mis peaks tulevikus selliseid õnnetusi ikkagi ära hoidma. No meil õnneks vesi sinna aadi tulnud, kuna me oleme mäe otsas, aga me ei saa nüüd otse üle niimoodi siit tulla Koppi poodi ja muidugi kui läksin ülele õhtul magama, siis oli järv olemas, enam järve ei ole. Kahjustatud ala on vallavanema sõnul 3 hektarit. Aga kuidas üleüldse sai selline katastroof juhtuda? Olid ilmastikuolud sellised, mis siis põhjustasid tugeva vihmasaju ja kuna see meile teadaolevalt tamm oli ikkagi juba päevi näinud, sellest ka siis see üleujutus tekkis. Eile õhtul kell 11 lõpetasime siis kanalisatsiooni trassi korda tegemisega, nii et kinnistutel on kanalisatsiooni võimalus, aga päeval kella 4 oli juba ka vee võimalus olemas, nii et meie meeskond, kes on välja pandud, toimetavad väga tõsiselt ja töiselt ja võimalikult kiirelt. Täna kogunes Tõrvas kriisikomisjon, et vaadata, mis olukorras nüüd ollakse. Me oleme andnud, eile andsime võimaluse ühele inimesele, kes ütles, ta ei saa enam sinna majja minna, sotsiaalpinna, aga ta sellest loobus, läks nagu sõbra juurde. Teised on leidnud kõik oma lahenduse, kus olla, aga täna juba nad saabuvad tagasi ja siis me hindame selles suhtes, mis olukorrad on ka. Ja kindlasti need pered siis pöörduvad uuesti, mis abi nad tahavad. Me teame juba, et keldrites on vesi. Täna läheb siis Päästeamet välja, et aidata kiiremas korras need keldrid tühjendada, et saaks asjad hakata kiiremini kuivama ja kõik see muda, mis on hoovide peale tulnud, et kui see natukenegi taheneb, loodame, et ilmas lähevad paremaks, siis lähevad ka meil vabatahtlikud appi ja aitavad neid peresid seal toimetada ja olla. Kuigi kohalik omavalitsus on inimesi palunud mitte siia paisu lähedale tulla, on nii mõnigi kohale sõitnud, et asja oma silmaga vaadata. Kas katastroofiturism on jõudnud Tõrvasse? Ma ise just jõudsin siia, et Tallinnast tegelikult eile õhtu hilja jõudsin, et mõtlesin, et tulen vaatan üle, et mis siin juhtunud on. Keskkonnaameti andmetel on Eesti jõgedel loendatud kokku üle 1000 paisu. Millises seisukorras need paisud aga on, selle kohta ei ole ülevaadet. Kas selliseks kriisiks nagu Tõrvas ollakse üldse valmis? Kriisideks valmistumine algab igast inimesest endast. Et kõik käibki tasandite kaupa, et kõigepealt inimene, siis kogukond, kohalik omavalitsus ja siis seejärel juba ametid. Iga aastaga järjest paremaks meie kriisijuhtimissüsteem läheb. Kuna siin oli alles hiljuti õppus Ilves, kus siis meie kriisi meeskond oli väljas ja toimetamas, need plaanid on meil olemas ja ütleme, et eilne olukord näitas reaalselt, mis on juhtunud, kuidas tuleb tegutseda ja ma väga kiidan kõiki koostööpartnereid, alates siis politseist, päästest, Kaitseliidust, Naiskodukaitsest, väga palju vabatahtlikke oli meiega kaasas, kiidan neid, kes tulid kohe appi ja panustasid ka oma tehnikaga ja nende võimalustega, nii et suur aitäh kõigile koostööpartneritele.